Enam kui 5 aastat on sellest möödas, kui Honda tõi turule oma uue väikese retroliku elektriauto nimega E ja juba toona laususin ma prohvetlikud sõnad, et väikesest elektrikärust, mis maksab sama palju kui uus Honda CR-V, mingit asja küll ei saa ja täpselt niimoodi läkski. Kõigest mõne aasta möödudes lennutas Hondade ajaloo prügikasti, kuid nüüd on tagasi Renault proovides teha midagi sarnast, ehk kui keegi mõtleks tänapäevasel hetkel kuulutada natukene raha, et soetada endale enam kui 20-aastane Renault Clio, et teda siis paarikümne euroga lähimast Olerexist tankida, tundub ju selline nüüd täiesti kliinilisena, aga kui mina ütleksin, et mina soovin kulutada 35 000 eurot, et soetada endale see uus Renault 5 ja teda oma kodusest vooluvõrgust siis 20 tunniga täis laadida, tundub ju see kõige täiuslikuma ja kõige targema lausega, mida ma eales oma elu jooksul lausunud olen. Tere tulemast taas kord kaasa oma naislikslu proovisõidule. Uue Renault 5 disain pole tegelikult inspireeritud vanadest Cliodest, isegi kui nii võiks tunduda, tegelikult disaini inspiratsioon tuleb ikkagi 1970-ndatel eksisteerinud õigest Renault 5-st, mis oli tol hetkel saadaval uskumatu 0,7 liitrise mootoriga, millel 33,5 hobujõudu või täiesti meeletu ligi 1 liitrise mootoriga, millel 44 hobujõudu, kuid oli ta saadaval ka tõelise kosmosesütikuna, mis juhul oli tal 160 hobujõudu turboversioonis ja väidetavalt olevatki see uus mudel inspireeritud sellest viimasest. Muidugi tuleb ära märkida, et uus mudel on täielik elektriauto ja sisepõlemismootoriga on tal sama palju ühist kui dinosaurusel Ursula von der Leyeniga. Tema disain näeb tõesti välja väga retrolik ja püüab tagi niimoodi püüda retroõngulisi inimesi, kes otsivad väikest elektriautot, kuid kas just Honda E juba sama ei ole püüdnud. Igatahes olemas tal alati 18 olised valuväljad erineva disainiga katust ja erineva tooniga katust on talle võimalik saada. Pagasruumi mahub talle 326 liitrit, kuid lisapagasruumi vana kapoti all ei olegi. Tagaistujatel on jalaruum täielikult puudu, sest et see on ohverdatud selle jaoks, et ta saaks selline vahva murumuna ikkagi välja näha. Interiööris on olemas tal vägagi jällegi retrolik disain ja suur akupakk, mis tõstab põranda kõrgele, et su jalgadel veel ebamugav oleks ja kuigi disain näeb äge välja, siis paraku on seal palju kõvaplastikut, eriti armatuuri ülaosades, kuid olemas tal 10,3 tolline digitaalne näidikupaneel ja 7 tolline multimeediasüsteem, eraldi kliimapaneel, kuid osa sellest on ikkagi juhitav läbi selle multimeedia ja muidu näeb interiöör ikkagi päris äge välja ja täiesti võrreldamatu kunagise Honda E-ga. Mootoriks on tal 40 kW-tunnine või siis 52 kW-tunnine akupakk, 120 või 150 hobujõudu ja võimalik tal läbida 300 või 350 kilomeetrit oma siis elektrisuutlikkusega, kui Honda E suutis vaid 200 kilomeetrit ja tema täislaadimiseks läheb kiirlaadjust pool tundi, et saaks natukene edasi vurada spetsiaalsest kodulaadjast umbes 2-3 tundi, kuid täiesti tavalisse koduvõrku pannes saada teda ilusti piinata 20 tunniga ja tema hinnad algavad 26 000 eurost, tuleb au anda, see on enam kui 10 000 eurot odavam kui oli Honda E üle 5 aasta tagasi, nii et kas seda uut Renault 5 saadab edu erinevalt Honda E-st, siis ma olen täiesti kindel selles. Go for it, Renault 5. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.